hakkasid vaatama, et siin on rahvusvaheline mina olen kõige viimane. Rahvusvaheline vees, võib-olla kõige viimane, siis on ajaliselt ilmus meil kõigepealt minu Belgia, Johanna Adojan, siis ilmus Inga Höglund, minu Brüssel. Kui me vaatasime, et 2 raamatut hakkavad korraga koos valmis saama, siis vaatasime, et siis tulebki nad kokku jätta, sest et üks täiendab teist. Ja siin me nüüd siis oleme ja loodame, et me saame teada, Brüsselit teavad kõik, et me ka Belgiat ära ei unustaks, vana kultuurmaa, kus on nii palju rohkem kui Brüssel. Aga mis asi see Brüssel ikkagi on ja mis amet see euroametnik on? Äkki saame natuke rohkem teada ja viimaseks jätsin siis, et tema saab küsima asuda ja rahvusvaheline mees, kes arvas, et on ligi 1000 korda elus Brüsselis käinud, Neeme Raud. Nii et aitäh minu kuulamise eest ja asun siis ka koos teistega kuulama. Tervist ka minu poolt. Väga meeldiv on näha nii suurt rahva hulka pühapäeva keskpäeval. Mõtlesin, et äkki mõned huvilised on tulnud, aga autoritel on palju sõpru ja ka teemad on huvitavad, siis väga tore on alati vestelda, kui on rahvast palju. Kui ma uue raamatu... Nüüd on mikrofon sees. Nii, kui ma uued raamatut tavaliselt saan, siis mul on selline harjumus ka raamatupoes, kui ma sirvin, ma tahan alati vaadata, mis on see esimene lause. Vahel see muutub, kui kirjutada midagi, aga see on see hetk või see on see esimene mõte, kui sa seisad veel selle täiesti tühja ekraani või paberiga silmitsi ja sa pead hakkama seda teekonda alustama. Ja vaatasin, et teil on mõlemad väga huvitavad esimesed laused siin raamatus, mis tegelikult jäävadki seda raamatut kandma lõpuni. Alustame, kuna esimesena ilmus minu Belgia, Johanna minu raamatust, mille esimene lause, mälestad sa veel? Kuidas sa alustad seda jutustust meile? See võtab kuidagi, see on see, mis nagu peab inimesed sinna sisse tõmbama. See on kummaline. Nii võtad sa asja kokku. Ja tegelikult kogu raamat ongi kummalistest kogemustest. Jah, see on päris hästi. Esimene lause võtab kokku küll. Mis siis kummaline on? Kui sa mõtled tagasi raamatu peale, Belgia peale, oma kogemuste peale? Ma arvan, et võib-olla kummaline ongi see, et Belgiat täpselt nagu tuli ka jutuks, teatakse eelkõige Brüsseli poolest ja see tundub selline väga, kõik on täpne, palju reegleid, selline paika pandud maa, aga siis kohal olles Belgia tegelikult oli kummaline, seal oli igasuguseid veidraid asju, et me jõudsime isegi omavahel nagu korraks paar sõna rääkida ja jutt läks kohe metroo hiirte peale. See on nagu, see on see kuigi. Hiirte siis mitte New Yorgis ja Londonis on rotid, aga siis teil on väiksemad olnud. Rotte on ka, jah. Nii, aga nende kummaliste asjade juurde tuleme tagasi, võtame ka Inga raamatu lahti. Esimene lause. Ma arvan, et ma kohtasin Brüsseli vaimu. Ja tegelikult seda sama vaimu sa otsidki terve raamatu jooksul. Sa arvad, et sa kohtasid siis või? Lõpuks kohtasin, aga aeg läks palju. Kes või mis ta siis on? Selline hästi originaalne, vaba hing, kes ei allu eriti mingitele reeglitele ja et temana heaks sõbraks saada, tuleb ise olla avatud, tuleb lahti lasta oma igasugustest eelarvamustest ja paljudest teistest arvamustest, kuidas arvab ühiskond või kogukond toimuma peaks. Ja siis ta soojeneb sinust üle ja siis avaldab ennast ja siis on temaga päris tore koos elada seal Brüsselis. Huvitav, et sa ütlesid, et see vaim tahab olla vaba kõiksugustest igasugustest kammitsatest, aga see eurostruktuur, mis sinna Brüsseli keskel on tekkinud, on ju pigem nagu just nimelt reeglite rägastik, kuhu inimesed siis on pandud tööle parandama maailma, parandama Euroopat. Tuttav euroametnik ütles, et tema töö praktiliselt praegu on nagu Euroopa õnne leidmine. Kohati see Euroopa projekt muutub niivõrd hoomamatult suureks ja siis see Brüssel seal ümberringi, et kuidas see vaim, mis tahab olla vaba, on seoses selle Brüsseliga, mis on väga raamidesse surutud. Eks Brüssel on tegelikult juhuse tahtel saanud Euroopa pealinnaks.
et algselt olid seal sõelad Helmiki linnad, isegi korraks käis läbi Lõuna-Prantsusmaal Marseille. Nii-öelda see oleks küll päris mõnusalt päiksel peesitada, et ma arvan, et Brüssel seda ei oodanud ja sellest tulenevalt see ümberringi valitsev kaos võib-olla suurenes ainult sellest, et sinna tuli niisugune suur institutsioonide rägastik ja hästi palju rahvusvahelist seltskonda kokku seda Euroopa asja ajama. Aga see lisab sellele šarmi, sellepärast et mõtle, kui igav oleks, kui oleks kõik ainult paigas ja reeglite järgi. Et siis see nagu niisugune kontekst on päris põnev, et saab lisaks tööle saab ammutada ka palju inspiratsiooni ja see on nii tore kultuuri stseen, et igal pool toimub palju, saab käia palju, näha palju, et see igapäevaselt keegi ei jõuagi ära üles loetleda kõiki neid huvitavaid elamusi ja sündmusi, mis seal toimub. Sa kirjutad siin raamatus, et maailma kõige kosmopoliitsem linn on hetkel ilmselt Dubai ja Brüssel on seal teisel kohal. Aga Brüsselist ei ole saanud maailma pealinna. Räägitakse maailma linnadest, kuhu minna. New York, London, Pariis, Tokyo. Brüssel, ma kohe jõuan selleni, et mul on New Yorgis tuttavad, kes ütlevad, et Antwerpen on see koht, kuhu Belgias minna, et Brüsselit pigem vältida. Et Antwerp on see kultuur, kunst, Rubens, kunstiakadeemia ja nii edasi, mood. Aga miks Brüsselist ei ole selle kosmopoliitsuse juures siis saanud maailma pealinna ka Euroopa pealinna? Võib-olla ta ei tahtnud selleks saada. Ta on hästi niisugune pretensioonivaba koht. Ole nii, nagu tahad olla, sul ei ole mingit pinget peal selles suhtes, et võib-olla tal ei olegi ambitsiooni võistelda teiste metropolidega selle kõige parema, kõige ilusama tiitli nimel. Et piisavalt jagub tegemist ka ilma selliste siltideta. Lisaks on mul olnud huvitavaid vestlusi näiteks Londonis elavate sõpradega, kes ütlevad, et olgugi, et London on siis nagu tõesti see maailma metropol, et seal on palju riigikesksem suhtumine. See ongi üks kultuur on ikkagi domineeriv. Brüsselis see euroseltskond püüab teise kultuuri nagu lämmatada. Ja nende jaoks annabki lisaväärtust see, et nad tulevad Brüsselisse, see on palju avatum. Kõik vestlused on palju avatumad, palju kõik teemad laienevad ja seal ei ole nagu sellist ühtset palju pilti vaatenurka, et tulevad ju kõik erinevad vaated kohta, see on päris põnev. Aga Antwerpen, mul on mitmed tuttavad, kes ütlevad, et Belgia tõeline süda on just nimelt Antwerpen. Tänu oma sellele kultuurile, ka Brüsselis on väga palju muidugi kõrgkultuuri, väga huvitav. Ma lugesin raamatut ja mõtlesin, kas keegi on sattunud Jacques Brelli muuseumisse, kes on loonud kõige ilusamad laulud Brüsselis. Ma ei tea, võib-olla siin kuskil oli, aga kui otsida Brüsselis, seal on niivõrd palju erinevaid huvitavaid kihte, aga Antwerpen, kunstiakadeemia, Rubens, mood. Paljud vaatavad, et see on tegelikult Belgia see kõige huvitavam ja unikaalsem süda. Ja mul on tunne, et see on tegelikult ikkagi pigem haruldane, et Antwerpenit teatakse ja need, kes mööda maailma ringi reisivad, kosmopoliidid teavad väga hästi. Et ta on ikkagi niivõrd suure panuse andnud just teatud valdkondades. Ja näiteks mood on üks valdkond. Ja kindlasti mood, teematid, kunst üldiselt, ma arvan, ongi Antwerpeni märksõna tegelikult. Samal ajal nagu sadam ja kunst, ja mulle väga meeldis Antwerp, mulle väga meeldis Brüssel, nad on täiesti erinevad üksteisest, et see on natukene nagu mitte vastandada, aga Tartu ja Tallinn on lihtsalt nii erinevad, et ei saa nagu küsida, et kummas kohas siis on parem, üks on ühtemoodi, teine teistmoodi ja neil on nagu mõlemal oma võlud. No vii meid enda Antwerpen. No ma arvan, et see ongi terve see. No aga nüüd distantsilt vaadates, mis on siis sinu jaoks Antwerpen? Ma arvan, et see on selline väga hea, mitte unenägu, aga siuke fantaasia, mis päriselt eksisteerib. Et seal on palju sellist, ma arvan, et tänu siis kunstikoolile, aga üleüldiselt sellele, et on palju õpilasi, on palju loovust ja loovaid lähenemisi ja seda nagu kõiges. Alates sellest, kuidas sa riietud, kuni selleni, kuidas, ma ei tea, lund lükatakse, kui seda väga harva mõnikord tuleb. Et see kõik on väga loov ja selline
piire nagu ei ole, aga heas mõttes. See oli nüüd väga abstraktne tudengi kirjeldus, aga nii see on. Tudengina, kui palju mõjutas siis see kõrge taevas, madalmaade taevas, see valgus, mis on mõjutanud generatsioone kuulsaid kunstnikke? On see seal olemas? Ikka, ja fotograafina eriti ma olen taevas ja valgus ja jah, see oli ka üsna abstraktne. Ma arvan, et näiteks üks tore, see on nüüd küll väga otse, aga üks tore ja üllatav asi oli see, et Antwerpeni kesklinnas oli näha tähti taevas, mis oli minu jaoks päris nagu üllatav, et suur linn, aga kui sa lähed katuseterrassile ja vaatad üles, siis seal on ilus suur tänavaid, mis on vappu, aga eks ma ainult väga on. Nii, aga tuleme nüüd tagasi Brüsselisse, Belgia pealinna, Euroopa pealinna. Ja samas me kogu aeg loeme, et belgiased ise veel täpselt ei tea oma rahvuslikku identiteeti, kes nad on belgiad. Kuidas see kajastub selles elus seal? Et on flaamikeelsed, on prantsuskeelsed, et belgiased siiamaani vaidlevad, et kes me siis oleme belgiased ja pidevalt on õhus see, et äkki see Belgia riik ise läheb kalli. Seda on, et need on omavahel keerulised suhted, aga kui sellised nii-öelda poliitilised tasandid siis ära tulla ja kui need inimesed omavahel kokku juhtuvad ja hakkavad rääkima, kas siis näiteks inglise keeles neutraalsel territooriumil. On seal omavahel ka keelelisel pinnal tunda ja rahvuslikul pinnal, no selle kuuluvuse pinnal tunda mingisugust konflikti? Oleneb, kuhu läheks. Näiteks vahepeal, kui me oleme sattunud flaamikeelsesse piirkonda, siis loomulikult ei tasu kohe prantsuse keelega peale lennata, et siis see suhtumine kohe muutub järgmiseks. Pigem inglise keeles? Pigem inglise keeles või siis kenasti öelda ilusasti flaami keeles sissejuhatuses öelda, et kas ma võin prantsuse keeles rääkida ja kohe suhtumine muutub, kohe on inimesed avatud ja hea meelega tegelikult ka räägivad prantsuse keeles. Lihtsalt seal on, ma arvan, et see kaustuse küsimus on esimene asi, et sa näitad ennast, et sa oled avatud sellel teise inimese kultuurile, et sa ei sõida peale oma keele ja vaadetega. Ja võib-olla see on seal määrav. Aga tegelikult, kui nad siis nüüd omavahel ruumi satuvad kokku, et belglased siis erinevatest piirkondadest, siis kõik sujuvad hästi. Meil on tegelikult läbisaamine on aru saanud filmid kogu aeg, see film käib siin. Ma arvan, et see on ikkagi eelarvamuste kanti läheb, et palju meediakajastust, mis võib olla flaamikeelsetes piirkondades teatab mulje nagu valloonidel oleks kõik halvasti ja samamoodi arvatakse, et Brüssel on hästi kuritegelik ja hirmus koht, et keegi ei taha sinna minna. Et meil on ka näiteks flaami sõpru, kes ei armasta Brüsselis käia, aga samas kui nad tulevad, on nad positiivselt üllatunud. Ja siis on jälle flaami sõpru, kes elavad Brüsselis, kellegi töökaaslased iganädalaselt küsivad, et aga kuidas te ikka seal Brüsselis nüüd ellu olete jäänud, et see on hakkavad iga kord naerma, et teil on natuke väär arusaam, et tulge parem ise vaatama. Kuidas Antwerpenis vaadatakse kogu sellele Euroopa projektile, kui palju sinu suhtlusringkonnas olevad belgiased tunnetavad, et meil ongi ühtne Euroopa, meil ongi see niimoodi kooslus, mida rajatakse Brüsselist, siin naaberlinnast, on täiesti midagi uut maailmas tekkinud. Ma küsin seda seepärast, et ma käisin Kreekas eelmisel nädalavahetusel ja seal vesteldes inimestega nad peitsid õlgu, et see on eliidiprojekt, meid see ei huvita. Aga kui Antwerpeni lähedal kohe toimub see Euroopa rajamine, kui palju neid see huvitab? Ma arvan, huvitab ikka, et see seltskond nii Antwerpenis kui Brüsselis on meeletult rahvusvaheline ja minu kursus näiteks oli ka suhteliselt pooleks, ma olen belglased siis väljastpoolt tulnud ja oli meeletult palju kõike nagu arutati, et hästi palju diskussioone oli poliitika või ajaloo või nagu ühiskonna toimimise mõttes üldse kogu aeg, et kõik olid väga sellised, kõigil olid nagu arvamused ja kõik võtsid sõna, aga nad olid valmis siis nagu mõistma või kuidagi hästi avatud selle osas, ma arvan kõigi nende suurte Euroopa teemadega samamoodi, et oli vähem sellist endasse tõmbumist, ma ei tea, need mingid euronõuded nagu sellist suhtumist ei olnud üldse, et oli sihuke usaldus ja avatus, noh loomulikult kriitikat oli ka, aga siis see oli nagu
kosmopiil, et selline, ma arvan, et ikka on huvitatud. kui sina ütlesid, et ma olen Eestist, no sa ei hakanud seletama, et meil on juba 100 aastat olnud loosung, et olgem eestlased, saagem ka eurooplasteks. kas nad ütlesid, et eurooplane või kus kohas, kes, mis te seal teete kuskil? No sellega enamasti oli nii, et kui ma ütlesin Estonia, siis kuuldi Australia ja siis ma proovisin nagu flaami keeles parandada Estland ja siis öeldi, Iceland. et siis... Seda me kõik ei teata. No lõpuks teate, aga ikka tuli seda, mõned inimesed teadsid väga hästi, keegi küsis mul Võrtsjärve kohta näiteks, väga tore. ja siis samal ajal oli ikka seda, et kas teil on olnud, et mis täpselt toimub, et oi, teil on ainult üks kiirtee ja seal kui 90-ga, ma ei tea, mis toimub, et see oli küll kunagi. aga, ja neil oli, ma tean, et Antwerpis oli mingi kindel flaamikeelne salm, mille järgi nad jätsid meelde nagu Eesti, Läti, Leedu. Aga ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga siis oli nagu see küsimus, et oota, aga mis seal ülevalpool on ja mis seal allpool on. Põhimõtteliselt teadlik. Brüsselis teatakse loomulikult, mis on Eesti 27 liikmesriiki seal laua taga. Aga kas ikka oli küsimus, et teie seal kuskil Euroopa ääres või võetakse meid, kuna kõigil ministritel, peaministritel on seal arutelu laua taga ja üks hääl, võetakse meid võrdselt? Ma arvan, et kui nüüd proportsioonidesse panna, siis eestlasi võetakse rohkem kui võrdsetena, et meie oi, mis see siis tähendab? Saame Macronile minna ja öelda, et me tahame seda? Oleneb olukorrast, loomulikult saame. Et seda on ju piisavalt näha ka erinevatest aruteludest, aga näiteks see, et meil on just Eestist on Euroopa kõrge välisesindaja, see ei ole väike saavutus väikesele Eestile, see on väga suur asi ja lisaks sellele, et olenevalt teemadest, seal on ju igal tasandil löövad eestlased kaasa, kui nad tahavad. Loomulikult meil on probleem see, et võib-olla meil on vähem ametnikke, kes oleksid eksperdid siis kõikidele väga täpsetel aladel, et siis võib-olla võimekust vähem seal suunda mudida kulisside taga. Aga tegelikult nii kui seda teha, siis tavaliselt see on edukas, et see on ju kõik suhtluspõhine. Et keegi arvestab meie soovidega põllumajanduses, samal ajal me võtame arvesse kellegi teise soovi ja nii igal teemal. Ja lõpuks ehk saavutatakse mingi konsensus. Just. Aga sul on väga huvitav staatus, eluaegne euroamet. Kuidas selles staatus Kindlasti on lihtsamaid viise, selles ma kirjeldasin ka, et ma olen nagu erakordselt halvasti läks, selles ma käisin kõik võimalikud tasemed läbi, et läksin siit olin ajakirjanik, läksin õppima Saksamaale, siis sattusin Belgiasse praktikale, väga meeldis praktika Euroopa Komisjonis ja siis otsustasin jääda. Siis seal hakkab siuke konkurents juba mitte ainult nagu eestlaste vahel, vaid kogu seltskonna vahel kõikidest liikmesriikidest. Ja siis on siukene kriitiline hetk, et kas saad tööle või ei saa. Hästi palju sigadeid erasektorisse seal, selleks peab oskama prantsuse keelt ja flaami keelt. Et see on natuke keerulisem, ma ei osanud flaami keelt üldse. Et siis mul oli variant, et kui ma nüüd tööle tahan jääda, et siis ma pean leidma mingi variandi. Siis ma sain eriti ajutise lepingu kellegi mingi, tavaliselt et kolleeg on lapse puhkusel, siis saab asendama pooleks aastaks. Algasin siis selliste lepingutega. Edasi juba pakuti natuke stabiilsemalt, näiteks 2 ja 3 aastaseid lepinguid, siis tegin need läbi. Ja siis hakkasin vaikselt vaatama neid ametnikuks saamise konkursse. Need on selline hästi tiheda sõelaga, kestavad kaua. Kandideerisin 2018 aastal ja 2020 sain lõpuks ametnikuks. Tegin kõik eksamid läbi, oli väga imelik kogemus, aga nii ta läks. Kuidas see on siis ametnikuks saamine? Kas oled nii nagu meie superministeeriumis, et hommikul tuleb tööle, no ütleme, see on neil siin selline situatsioon, et vaatavad, mis laud on vaba ja siis töötavad selle laua taga, et ei ole midagi kindlat. Kas teil on samamoodi, et oled ametnik ja siis siin saadetakse selle teema juurde? Ma tean, et need teemad vahelduvad. Mis ei ole konkreetselt ühe teema ametnikuks saamine? Mitte kuhugi ei saadeta, jätkata kandideerima. Et kui sa lõpuks läbid selle konkursi, et ametnikuks saada, siis sa satud sellise varunimekirja. Ja kui sa oled varunimekirjas, siis sa võid hakata... Rääkides bürokraatiast. Just. Siis saad hakata kandideerima erinevatele ametikohtadele, mis sobivad sinu taustaga.
et minul meediainimesena kindlasti oli vähem võimalusi kui juristidel näiteks, et juristidel kõikidel soovib nad kandideerida. väga head tööd. pidevalt on selline stress sees, et kas ma saan või ei saa, et ei ole sellist momenti, tundub, et ma olen nüüd rahul, ma olen euroametnik, ma saan oma karjääri ja kogu aeg on, mis on järgmine koht, kogu aeg on selline stress. no õnneks see stressitase läheb järjest madalamaks, et noh, et kui sa juba ametisse ära saad ja esimesele töökohale, siis on juba päris hea olla ja et enam ei ole kogu aeg kuklas seda, et noh, et kas meil ka järgmise kuu üüri saan makstud. nii palju euroametnikuks olemisest, aga räägime ka siis Antwerpenist. Antwerpeni kunstikool, maailma üks kuulsamaid. mis see kool andis, et sa selle kooli lõpetasid sulle isiklikult? kunstiringkondades on seal väga-väga kõrge staatus. aga mida see sulle elus on andnud kaasa, see, et sa oled selle lõpetanud? ma arvan, et palju julgust ja paksema raha. avas see mingi uksi sulle ka? kindlasti näituste mõttes ma käisin Antwerpi koolil oli sõpruskool Hiinas, ma käisin vahetuses, mis oli kindlasti väga elumuutev ja lahe. no sa kirjutad raamatus ka põgusalt, sa ütled, et see on nii pöörane, et sellest ei saagi muud moodi, kui tuleb terve raamat kirjutada. jah. aga ma mõtlen, et hiljem karjääri mõttes, avas selle Belgias olnud aastad, mis olid seal, avanesid mingisugused uksed rahvusvaheliselt, et Antwerpeni kõrge kooli diplomiga? ma arvan, et ma võib-olla ise nii spetsiifiliselt ei ole seda nagu võimalust kasutanud, et mul peale kooli oli tunne, et noh, mul on need kaks kõige põhilisemat asja, mis mulle meeldinud on pildistamine ja kirjutamine. ja kuna siis sai nagu väga intensiivselt see fotograafia 5 aastat tähelepanu, siis ma otsustasin ennast pühendada kirjutamisele natuke aega ja töötasin ajakirjanikuna ka. ja nüüd ma tunnen, et ma olen jõudnud sinna, kus mõlemad asjad siis tulevad kokku, aga ma arvan, et noh, nagu selles mõttes, et ma käin ikka Antwerpis mitu korda aastas või Belgias ja on nagu selline tunne, et võiks jätkata ja et nii need inimesed, kes mul kursusel olid, meil oli väga sihuke ühtne ja tore grupp, et sealt paljud tegelevad ikka väga nagu edukalt fotograafiaga ja et võiks veel teha midagi ja võiks koos teha ja selline rahvusvaheline seltskond kindlasti on nagu väga suur pluss ja suur võimalus. ja ma arvan, et see väike paus, mis mul on olnud, ei ole kuidagi halb, et see pigem on mind toonud jälle fotograafia juurde. Pausis pärast kooli lõpetamist. aga kui mõtled nüüd, et oleks võinud õppida fotograafiat EKA-s ja siis Antwerpenis, et mis see kool sulle erilist andis? üks asi on see, et maailmapilt laienes, sõprade ringkond laienes. mul ei ole seda EKA võrdlust kahjuks, aga ma ikka arvaks, et EKA on väga lahe ja ma tahaks midagi muud seal õppida. Antwerpeni kool, ma arvan, et see oli, aga noh, samas siin on ikka sama, ma arvan, et iga kunstitudeng peab ennast nagu meeletult palju tõestama kõigile kogu aeg. see oli päris karm, ma arvan, ikka samamoodi ja just siis, aga see on võib-olla ikka noh, kõige suurem väärtus on ikka see rahvusvaheline seltskond ja need õppejõud, ja võib-olla lihtsalt Belgia väga hea asukoht selles mõttes, et meil oli nagu väga palju reise kuhugi lähedale, noh et Amsterdamis on mingi näitus, lähme teisipäeval, Rotterdamis toimub midagi, Pariisis, Hispaanias, see kõik käis nagu väga kiiresti ja see ei olnud selline suur punnitamine transpordi mõttes, et see oli nagu tohutu väärtus lisaks. Inga, sa kirjutad oma raamatus natuke ka Belgia enda ajaloost, mis on tegelikult päris karm. Et kuigi me vaatame seda suurt kuningalossi, ma kavatsen ise sügisel teha ühe teleloo Patrick Lumumba hambas. Ma tean, sa tead seda lugu. Kui Kongo Lumumba juhtimisel seal toimusid vastuhakud, siis belglased surusid maha ja kuna Lumumba oli niivõrd ohtlik vastane, siis ta happes lihtsalt
lahustati ära, aga jäi üks hammas, mille üks belglane alles hoidis. See leiti 2 aastat tagasi ülesse või 3 aastat tagasi ja Belgia kuningas käis seda isiklikult Kongos tagasi andmas. Näitena sellest, et koloniaalminevik oli päris jube. Ta kirjutab ka natuke sellest, mis on täiesti huvitav teema, nagu ei mõtle, et Belgia oli üks kõige julmemaid koloniaalriike maailmas. Ja samas kirjutad sa, nad püüavad seda siiamaani õigustada, et nemad läksid Aafrikasse ikkagi, no nii nagu venelased tulid meile kultuuri tooma. Ma ei ütleks, et tänapäeval enam keegi seda väga õigustada püüab. Võib-olla üksikud inimesed, et tegelikult... Kuidas nad suhtuvad sellesse pärandisse, see lihtsalt huvitav? Belgased üldiselt ei räägi palju sellest teemast, et teada on, et neil on kindlasti vaja rohkem võib-olla selle kallal tööd teha, aga sellel suunal toimub palju, et neil on seal Brüsseli vilja all on Aafrika muuseum, mis siis tegeleb just selle koloniaalajaloo. See on seesama muuseum, kuhu nad ühel hetkel tõid Aafrikast inimesi näiteks, et sellised on... Ma loodan mitte, ma ise ei ole küll käinud, aga kõik ütled väga hea on. Mulle lihtsalt seletati, et seal keset õue elasid, siis neegrid, kui nad ära haigeks jääks, viidi minema, toodi uuele. Et neil on selliseid näiteid olemas. No nüüd ma pean minema ja vaatama, kas on korralikult lahti kirjeldatud ja seletatud, et kuidas nad sellega ise nagu suhestuvad. Aga üldiselt tavaolukorras sellest ei räägita palju, aga kindlasti kõik endised koloniaalriigid peavad oma minevikuga tegelema intensiivselt. Ja tänu sellele on Belgias need uhked lossid, asjad sealt Aafrikast tuli rikkust ikka küll. Nii et sellised huvitavad paradoksid, mis seal ringi jalutades on, aga lähme jalutuskäigule. Mulle alati meeldib nädalavahetusel mõelda, just kui olla Euroopa linnades, kuhu võiks minna jalutama, mida võiks teha, need vanakraamiturud, antiigipoed. Teeme väikse sellise pühapäevase ringkäiguga mõttelise Antwerpenis. Mida sa teeksid ideaalsel kevadisel pühapäeval? Pühapäev on Belgias siuke tore päev, kui kõik poed on kinni, sest et siis saavad inimesed veeta aega perega. Nii, aga lahti on mõned üksikud kohad. Ma arvan, et pühapäeval ma ärkaksin üles, vaataks koegagi ja esimese asjana, kas kuskil toimub mõni vanakraamiturg, sest need siiski on mul absoluutselt lemmikud. Otsid sa midagi sealt või lihtsalt sulle meeldib vaadata seda kraami? Mul meeldib vaadata alati, siis mõttes on midagi ju vaja. Aga seal on pigem nende plaatadel leiab just selliseid pärle, mida sa ei tea, et sul on vaja ja sa ei suuda seda isegi ette kujutada. No näiteks mida oled teinud? No näiteks pardikujulise, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse siis, vaagen, ühe samba, peegli, kuhu peale kirjutatud Cover Girl, see on mul ikka loomulikult suurest osa. Issand neid asju, no väga palju vaase ja küllahoideid, see on mul täielik mõtkus. Osaks pühapäevast on mõnus selline browsing, nagu öeldakse inglise keeles. Jalutamine vanakraamiturgudel, vaatamine, uudistamine. Jaa. Siis kindlasti söömine. Jaa, söögivariante, no see on keeruline nagu alati, igal pool ju ei tea, mida tahaks. No Belgia köök on niivõrd eriline ja hea. Jah, ja kui oleks laupäev, siis läheks laupäeva värskete asjade turule ja võtaks Maroko pannkooke, need olid ühed suured lemmikud. Need on siis selline, no ütleme, pannkoogi ja saia vaheline laadne asi, sinna läheb peale kreemiust, oliivid, mesi. Mega hea, selle kõrval piparmünditee. Siuke hea soolase ja magusa kombo. Või siis need söögivariante, sest nii palju see on nagu lootusetu ikka veel, isegi tagasi mõeldes ma ei tea, mida ma tahaks. Kuidas te kuulsite friikartulitega, need ka jätkuvalt tõmbavad? No need on ikka head. Majoneesiga. Mulle meeldis curry ketchup, see on küll rohkem vist Hollandist tulnud, aga minu lõpuks oli curry ketchup või siis on samuraigaste ja üldsine. Aga need friikartulite juurde tulles, siis Belgias on ju fritüürid, mis on nagu selline eriline nähtus ja seda kirjeldades see nagu ei tundu eriti maitsev. Mis see on siis? Kes ei tea? No see on selline ruum, tuba, no putka. Ja seal on klaasvitriin ja siis vitriini all on kõik võimalikud sügavkülmutatud, noh, käkk on nagu kole sõna, aga erinevad mingid pallid ja vorstid ja täiesti täpselt ei saagi aru, mis need on. Kroketid. Kroketid.
ja seina peal on kindlasti mingi eriti juustune tapeet ja mingisugused veidrad sõnumid ja pildid. Kuskil on mingi sumisev külmkapp, propeller, mis hästi ei tööta. Ja siis on umbes, ma ütlen 5-7 erinevat karbi suurust, mis suuruses sa siis friikaid soovid. Väga väike, natukene suurem, natuke veel suurem. Ja isegi kui võtta see kõige väiksem, tegelikult sellest alati teeb liiga palju. Tulevad need friikad, siis on niisugune udaratega ringi käiv kastme puu. Ja siis seda keerutatakse ja siis sealt saab siis valida, mis kastet sa soovid. Ja need friikad on väga head kõigi nende kastmetega ja kõik need veidrad erinevad kroketid on ka fantastilised ja siuke õlihais käib üle pea, aga see on kõik hästi tore. Ja õlu sinna juurde, Belgia kuulus õlu. Õlu või limonaad. Neile meeldib ka ise limonaadi teha, mis on väga tore. Aga enamasti õlu. Ja siis ring käib nüüd Brüsselis väike pühapäevane. Kuhu sina siirdusid? Kus linnaosas sa ise elad seal üldse? Meie nüüd oleme Laakenis, see on siis äärelinn. Aga umbes samamoodi ärkame üles ja lähme kesklinna ühele suurimale vanagrammiturule, Place Jeu de Val, Gabrieli suur lemmik. Ja siis käime muidugi kõik read tuleb läbi käia, vaadata, mis seal täna müügil on. Tavaliselt midagi ei osta seal, aga seal leidub tõesti igasuguseid põnevaid asju. Mingi a la ka peeglid läikivate draakonitega, kõiksugu võimalikke maske, klaase, kummalisi portselanist koeri ja kasse. Et väga siuke kirju vaatepilt. Ja siis tagasi linna on veel paar sellist vanagrammipoodi, kus tuleb alati läbi käia, sest nad on nii ägedad, nad on omaette nagu muuseumid. Ja siis tuleb maanduda kuskil söömas, ilmselt meie läheks siis nagu Liibanoni kohta, kus saab ka selliseid mõnuseid võileivalaadseid asju igasuguste põnevate tägistama. Ja siis väikselt kodu poole rattaga mööda kanalit. Austria muidugi on teema. No ja me kumbki ei ole suured Austrite fännid, aga tõsi... Ja Muscles. Kaks asja, mida Brüsselis otsitakse. Just, et paljudel turgudel saab ka värskelt süüa neid austreid, nagu turunurgas pannakse püsti väike putka, kus siis on austrid ja vahuvein, täitsa mõistliku hinnaga. Ja siis nüüd päris rannakarpide söömiseks tuleb ikkagi restoranidele, sest need tuuakse suure pütiga kohale, mis auneb on hästi kuum. Ja on väga värske. Just, see on hästi mõnus elamus, aga selleks peab ikkagi kohta valima, et igal pool seda ei soovitaks süüa muidu. Sa ütlesid, et sõidate rattaga koju, see rattakultuur on ka omalt asi, millest te mõlemad räägite raamatutes, millest on õppida, kui hästi see kõik töötab, neid rattad on ju tohutult palju. Meil ilmusid siin väikesed mopeedid tänavate ja juba eile oli siin täielik segadus, et sõitjad ei teadnud täpselt ja jalakäijad ei teadnud täpselt, aga seal midagi teatakse täpselt, kellele mis territoorium kuulub või ei teata. See on hästi loomulikult lähenetakse jätkuvalt. Brüsselis on see, et seal ei ole rattateede struktuur veel nagu tegelikult valmis, ehitatakse hästi kiirelt muidugi. Aga on teatud kohtasid, kus on täiesti suvaliselt, ma arvan, et Gabriel igapäevaselt üritab võidelda seal autodega ristmikutel. Et asi on liikumas paremuse poole, hästi mõnusam rattaga sõita, aga tahaks ellu ka jääda. Samas Brüssel teeb väga suuri elusamme võitluses autodega linnas. Ma tegin Brüsseli peaarhitektiga paar aastat tagasi intervjuu, kus ütles, et paljud COVID-i-aegsed autopiirangud jäetigi jõusse ja kiirus Brüsselis, autode kiirus on väga aeglane. Et meie diplomaatidega sõites Brüsselis nad on alati hädas, et ei jõua kohale, sest lihtsalt ei tohi kiiremini sõita. Et seal tegeldakse ka sellega, et autosid linnast välja. Siis tuleb lihtsalt parem teel asuda. 13 kilomeetrit tunnis enamus teed on väga mõistlik minu arvates, siis on nagu teada, et kedagi surnuks ei sõidata. Ma arvan, et see ongi vist selleks, et autoga kuhugi minnes, või see on viimane mõte üldse, kui tahaks kuhugi ilusti kohale jõuda, siis kas ratta või metroo või trammiga on nagu kindlasti oluliselt kiirem ja auto pigem siis, kui nagu tõesti on vaja. Otsisin siin raamatutes ka mõne asja, millega te võib-olla ei nõustu mõlemad. Ühe asja leidsin. Johanna kirjutab, et kuigi Eesti šokolaad on oluliselt parem, peavad belgased oma šokolaadi maailma parimaks.
Inga kirjutab, et Belgia šokolaad ikka on üks maailma parem. Kas see on maitse asi vastu? Ma jäin kohe nagu mõtlema jah, et mis selle Eesti šokolaadi siis nii heaks teeb, milline Kalevi šokolaad? Sest Belgia šokolaad, see on ju terve omaette maailm. Ei, kindlasti Belgias on nagu väga vinged kõik need erinevad pralineepoed ja see on nagu tohutult lahe ja hoopis teistmoodi. Minu peas võib-olla oli selline kõige vähem poodi ostan tahvlis šokolaadi, nagu see kõige klassikalisem. Et see muudest mu ikka süda kuulub ja kõik kuulub Eesti šokolaadile. Aga kindlasti need igasugused šokolaadipoe šokolaadid või üldse see šokolaadipoodide kultuur on nagu väga lahe Belgias. No Brüsselis näeb seda, kui minna sinna peaväljakule, seal on järjest kuulsad šokolaadivalmistajad ja kõik on Belgias. Ja see on üks põhjusi, miks Brüsselis ka kindlasti külastada tasuks, et tasub käia kindlasti erinevates poodides testima neid šokolaade. Ja ta on lisaks sellele, et nad on maitsvad, nad on ju ka ilusad. Nüüd on hästi ilus vaadata, need poed on ka alati, nad praegu hooajaliselt nagu tehakse eri disainid, näiteks munade pühadeks kõik poed, eks ju, sätivad ennast kauniks, ilusaks, et see on nagu sihuke elamus, käib ka hooaegadega nagu moes. Aga lugedes neid raamatuid ja üldse minu sarja raamatuid, kohati mulle tundub, et need raamatud ei olegi neist riikidest, kus te olete. Tegelikult see ongi hea, et selle raamatu pealkiri on Minu, et see on nagu enese leidmine selles teises riigis, ikka käib see läbi, et selle meie sees oleva eestlase maailma avanemine, kõrvutamine, Eesti ja välismaa kõrvutamine, ikka iseenda avastamine ja lõpuks jõuab ikka kuidagi Eestisse tagasi. Nagu ma isegi olen öelnud. Et ühelt poolt reisiraamatud tegelikult on sellised eneseabiraamatud ka natuke. Eneseotsingu raamatud. Kindlasti jah. Et see oli väga huvitav kogemus just selle poolest, et ma ei osanud oodata, et nad alati alustas selle mõttega, et küll okei, kirjutan. Aga kui isiklikuks see läheb ja kui palju selliseid isiklikke seikasid ja mõtestamisi on tagantjärele, et see on jah, natuke hirmutav ka, et teised kõik loevad neid. Sa tõmbad selle piiri, mis sa avaldad ja mis sa ei avalda. Autorina on nii see võimalik. Lõpuks avaldad ikkagi kõik ja sest need parimad lood on just need kõige kummalisemad väiksed seigad, millest võib-olla tavaelus ei juhtu rääkima. Ja ma arvan täpselt samamoodi, mul oli kuidagi ka eriti tunne, et ma nagu põikan päris palju tagasi ka oma lapsepõlve, et kogu aeg. Mõlemad põikate väga Tartusse. Et ma ikkagi tahtsin nagu anda seda tausta, et võib-olla miks ma mõtlen nii, nagu ma mõtlen või kust see tuleb ja siis kuidagi hästi kiiresti läks tõesti väga isiklikuks, aga samas ma mõtlen, et see on ilmselt see, mida mulle endale meeldiks ka lugeda, et on nagu ikka uudishimu, kes see siis on, kes seda kirjutab või miks ta kogemus on selline, nagu see on. See on, ma arvan, minu raamatute väga suur väärtus. Mis teile endale on andnud, teie eestlaseks olekul on andnud kaasa see välismaal elamine? Inga nüüd pikemalt kui mõned aastad praegu, tulevikku me ei tea. Kuidas olete end oma rahvust mõtestanud tahtvujugu teistmoodi? Ikka räägitakse ju sellest, et eestlaseks olemine saab väga tähtsaks just siis, kui olla välismaal. Kindlasti see on ja jääb oluliseks. Lihtsalt kindlasti on ka suured muutused minust toimunud, seda ma tean. Ma olin palju kitsarimelisem, kui ma elasin Eestis. Mis see tähendab? Mul on hästi palju eelarvamusi kõigi suhtes, et kuidas keegi peab elama, kuidas on õige elada, et sellest olen kindlasti lahti saanud, et igaüks elab nii nagu tahab, see nii kaua, kuni see teistele kuidagi liiga ei tee. Jah, ma arvan ka, et pluss ikkagi kui nagu kui ma rääkisin oma Belgia sõpradega või kellegagi Eestis, siis meil oli nende jaoks oli nagu mingisugune müstiline koht, et kui ma rääkisin, kui palju on metsa või kuidas meil saab, ma ei tea, hääletada netis või noh, kõik siuksed nagu tavalised asjad, siis see oli nende jaoks nagu siuke wow, okei, see on nagu mingi väga huvitav koht kuskil, väga põnev või kui ma näitasin pilte või kui ma rääkisin, et jah, meil siin iga talv on -20 kraadi, enam väga palju ei ole, aga see on
natuke head saab mõtelda. Siis ma sain ise ka aru läbi kõigi selle Eesti tutvustamise ja või näiteks üks aasta oli mu sünnipäev, siis me lugesime kõik koos Sirpi, ma ei teagi, kuidas ma selle sain, kas seal mul oli üks Sirp, me lugesime seda koos laua taga ja see oli meeletult naljakas, sest et belglased ütlesid, et nad hääldasid nagu väga hästi, nii et see oli nagu peaaegu õige, aga samas ikka nagu täitsa teistmoodi. Kõik läbi kõigi nende kogemuste ma mõistagi sain nagu ise ka aru, et Eesti tõepoolest on lihtsalt nagu samamoodi kummaline, aga fantastiline ja tulebki saada aru, mis asju ära olles, mis asju sa igatsed või mis need väärtused on ja samal ajal, mida siis võtta kaasa Belgiast või kust iganes tagasi tulles. Et mis on need nagu väga head kogemused või noh, mitte niimoodi, et ma käisin ja nägin maailma ja ma tean, kuidas võiks asjad käia, vaid just niimoodi vaikselt rahulikult toredad sammud, mida on kerge üle võtta ja mis tegelikult loovad palju väärtust. Inga ütles, et ta vabanes eelarvamustest. Kuidas sina oled vabanenud või kuidas sinu maailm on laienenud tänu sellele Belgia kogemusele? No ma arvan, et see on ikka samamoodi, et silmaring lihtsalt nii palju laieneb, kui on nii palju kultuure, et ma olen õppinud kõiki neid erinevusi armastama ja hindama. Et ei ole nagu, kui esimene reaktsioon, isegi kui see on alateadlik, kui sa kellestki ei saa aru, on nagu muutuda tõrjuvaks, siis tegelikult on ju hoopis võimalus õppida midagi uut. Et siis sellist avatust kindlasti tuli samamoodi väga palju juurde ja julgust. Inga, ma arvan, viimane küsimus sulle, meil on nüüd 45 minutit varsti juba räägitud, saab veel küsida ka küsimusi, et Brüssel on koht, kui eestlased peavad kolima, paljud saavad seal töö. Kui lihtne on Brüsselisse tulla, rajada oma elu, hakata seal, saab võib-olla hea töökoha küll, aga kõik need ülejäänud probleemid, korteri leidmine, kui avatud see linn on, kui lihtne sinna on tulla. See küsimus paljudel ilmselt on seda raamatut ka lugedes. Arvan, et lugejaid on neid, kes võib-olla mõtlevad, et võib-olla seisab ees Brüsselisse elama asumine. No, tegelikult on lihtne, lihtsalt see, ilmselt alati see peale hakkamine on raske. Ja ma arvan, et mind oleks aidanud näiteks selline raamat enne läbi lugeda, et siis võib-olla oleks mul kiiremini läinud see kohanemine mul läks ikka päris pikalt. No mis pikalt läks kirjeldada? No väga pikalt. Ma ei saanud pikalt üle sellest, et tegelikult Brüssel on siuke üsna räpane linn, et seal on ju prügivedu korraldatud niimoodi, et tõstetakse korra nädalas kõik prügikotid eri värvides tänavale ja siis järgmisel hommikul tulevad prügiautod ja vahepeal on jõudnud see laiali kanduda igale poole ühtlaselt. Et minul siiamaani me ei ole sellega harjunud, iga kord näed neid prügikotte. Miks peab niimoodi olema, miks ei võiks olla normaalselt suured prügikastid kuskil, kuhu siis igaüks saab viia need. Aga ja siis sellest tulenevalt see liikluskaos ka, sellest olen rohkem üle saanud. Et nüüd ma ise olen ka nagu liikluses natukene võib-olla liiga loominguline, kui ma Eestis sõidan. Ja nii edasi, sellised väiksed sammud, aga võib-olla see soovitus olekski, et mitte siis nagu prügile, kes vaid pilk üles suunata ilusatele majadele ja siis on kohe elu ka ilusam. Aga asjaajamine, lihtsalt, kas või korteri üürimine, on see väga bürokraatlik? Meil on see suhteliselt lihtsaks tehtud. Ma olin just Kreekas, kus on nii bürokraatlik, et lihtsalt ei taha ette kujutagi, et Ateenas peaks elama asuma. No jaa, ikka seal lihtsalt tuleb paluda kannatust. Et linnavalitsuses tuleb käia ikka originaalüürilepingutega terve paberihunikuga kohal. Siis võib-olla saab kõik korda. Aga jah, et kõik ei käi kiirelt ja mugavalt nagu meil, tõsi. Aga on olemas väike raamat, mis on spiikriks. Minu Brüssel ja minu Belgia, aitäh teile. Kas on küsimusi? Käsi. Nii, Epp, palun. Ütle mikrofoni, siis meie vaatajad saavad ka kuulda. Minu küsimus on seotud meie esimese Minu Brüsseli raamatuga, mis oli Vahurappa Nassja, kes oli ka siis mõnda aega Euroametis. Ja mulle tuli meelde see, kuidas moodi me toimetuses arutasime laias ringis. Toimetaja saatis meile sellise keerulise kakendi või lõigu,
kus ta kirjeldas Brüsseli klassiühiskonda ja seda, kuidasmoodi, noh, ausalt otsa vaadates olukorrale, et on klassid, et on sellised kõrgkiht diplomaate, ametnikke, siis on ilmselt võib-olla praegu sellised igavesed euroametnikud, keda vallandada ei saa, kuigi seda tema nii ei öelnud. Ja siis on niisama ametnikud ja siis on juba töövarjud ja abid ja siis on kõik need, kes on tulnud kusagilt Araabia maadest ja Aafrikast ja kes on tulnud neid inimesi teenindama. Ja see oli nii keeruline poliitiliselt kahtlane lõik ja kus me siis nagu arutasime, kuidas neid üldse nimetada, neid, kes on tulnud sinna ja teistest riikidest ja mitte Euroopast ja me noh, tegelikult lõppkokkuvõttes kärpisime selle lõigu vähemalt poole võrra, kui ma mälu ei võta, et me ei jätnud kõike seda juttu sisse. Et noh, see oli nagu tema peegel ja tema kogemus. Tahaks saada eelkõige Ingaga või ka Johanna kommentaari, et kas on tunda sellist klassiühiskonda? Ma võib-olla näiteks loo meie sõbrast Romanist, kes on pärit Brüsselist, üles kasvanud Brüsselis ja siis tema käis tiiru elas Prantsusmaal mitu aastat ja tuli Brüsselisse tagasi, sest talle kohutavalt meeldib Brüsselis elada. Ja tema rääkis, et tema lapsepõlves oli täiesti normaalne, et ta näiteks klassikaaslastega käis üksteisel külas igapäevaselt. Ja näiteks temaga oli siis hästi palju marokolasi ja talle nii meeldis see, et tema käis siis kogu aeg oma Maroko sõpradele juures teistmoodi toitu söömas ja mängimas nendega. Aga tema ütles, et tõepoolest olukord on muutunud võib-olla kinnisemaks võrreldes sellega, ta on ka umbes 40-ne, et siis kui 30 aastat tagasi tundub, et võib-olla selle teemal oli parem, et inimesed olid võib-olla omavahel avatumad, võib-olla nüüd hoitakse rohkem eraldi. Nüüd, mis puutub nendesse euroametnikesse ja sellesse rahvusvahelisse seltskonda, see on igaühe isiklik valik, kas nad tahavad siis suhelda teistega, kes seal linnas elavad või mitte. Muidugi väga kurb on, kui üldse ei taha. Ja neid on ka igast rahvusest, ei ole ainult siis väljaspoolt Euroopat tulnud inimesed, kes ei taha sulanduda. On ka eurooplasi, kes hoiavad ainult omaette. Et see on isiklik valik. Keegi seal seda nagu pahaks ei pane selles suhtes, aga kindlasti oleks toredam, kui rohkem inimesi otsustaks vabamalt suhelda ja neid seinasid siis nagu maha murda. On need klassid kõlkavad? Oleneb, kus liigud, kellega suhtled, jah, vahepeal on. On sul mõtteid? Ma vist pigem nõustun sellega, et mingites hetkedes võib-olla kui seda niimoodi, ma ei tea, mul vist natuke, mul on tunne, mul on süke. Sul oli ka teistsugune kogemus, sa olid tudengina seal, et sa ei sulandunud sinna, sa olid teadsid, et sa oled tudeng, et sa olid teised segmendid. Jah, ja samal ajal mul on tunne, et mu ringkonnas oli nagu väga palju väga erinevaid inimesi ja see kuidagi ei jaotanud, võib-olla, et see oleneb jah kontekstist või jah, et kui palju seda nagu kõrvalt siis uurida. Kas keegi tahab veel midagi pärida? Kui ei, siis aitäh. Nüüd saab teha pilte, autogramme võtta, suhelda, rääkida. Aitäh teile! Kohtumisteni!